Kadri, sinul tuli lahendada üsna pisikene ruum kodukontoriks. Mis oli selle ruumi ülesehitusel kõige keerulisem lähteülesanne? Kõigepealt tuli paika panna kindlasti, kuidas paigutada mööbel, et oleks otstarbekas. Ja esimesena langes otsus, et töölaud peaks kindlasti olema küljega akna suunas. Nii saab ka mitu inimest töötada korraga, nii et valgust langeb kõigile võrdselt. Muu mööbel, siin on päris vembukalt mängitud erinevate toolidega. Toolid said soetatud uued ja üritasime kombineerida vana retrodisaini uuega. Meil on siin plastiktool, mis on tänapäevane disain ja on 60-ndatest pärit retrotoolid, mille leidsime vanatooli kauplusest. Ja samamoodi nagu see nurgas asetsev põrandavalgusti, mis võib-olla sobib ükseks puhke või lugemisnurgaks. Jah, aga see valgusti on nüüd siis ka tänapäevane disain, et vanatooli kaupluses ei ole ainult vanad asjad nii-öelda. Oleme ausad, et valgus ülesanne on kontoris üsna oluline lahendada. Mis siin veel valgustitest esile võiks tuua, töölaua valgustid? Hea oleks, kui ta oleks selline suunatav, mille sa täpselt siis enda kas arvuti või raamatu või mille iganes kohale suulata. No vahel on valgust palju vaja ja vahel päikselise ilmaga päeva ajal peksab seda valgust eriti lõunapoolsetel külgedel maja akendest niimoodi sisse, et lausa pimestab. Selleks on siin siis olnud oluline valida õiged varjutavad aknakatted. Jah, kasutasime valgust filtreeriva kangaga rulood, nii saab päevasel ajal, kui päike paistab otse sisse, tõmmata ruloo ette ja saab töötada ka päevases päikselises olus, kui muidu hakkaks päike silma või tekitama peegeldusi. Ja samas, kui on hämaram, saab ruloo eest ära tõmmata ja on hea töötada päevavalguse käes. Ja kuna tööruumis siis päris pimendavat rulood vaja ei ole, kuigi ma tean, et avaekspertides on ka pimendavad ja natuke siis ka teise skaalasse kuuluvad veel rohkem läbipaistvad rulood, siis siin on see just optimaalseks lahenduseks osutunud. Sellele kõrvale ilusaks aktsendiks, kuna see ise nii rahulik on kõrval sein, päris kõnekas, võiks öelda, et selle ruumi iseloomuandja disainelement tapeet. Esimajoones paningi ruumi juures tähele, et kõik oli nii üksluine, et tuli tuua sisse mingit elavust, kas värvi või mustrit. Ja et värv võib-olla hakkaks tõepoolest töö tegemist segama, kes suudaks töötada punase seina ääres, võib-olla mõni suudab, mõni mitte. Nii otsustasime, et pigem minna monokroomset teed, kuid valida siis mõne kõneka mustri. Antud tapeedi leidsime tapeedistuudiost, on Marcel Wandersi disain. Kontoriruumis on tihtipeale palju käimist, isegi võib-olla välisjalanõudega ja sellepärast on oluline, et siin oleks põrandamaterjal hästi vastupidav. Tihtipeale arvatakse, et kork on selline naturaalne ja võib-olla mitte väga vastupidav. See kork siin on nüüd siis mõeldud küll rohkem käidavaks isegi ühiskondlikesse ruumidesse. Jah, tegemist on ujuva korkpõrandaga, on looduslik, on tervislik ja on ka vastupidav. Ja veel üks pluss selle põranda juures on, et põrandat ei tule liimida aluspõranda külge. Et kui elate näiteks üürikorteris, lahkute, võib põranda kas või maast üles korjata ja järgmises kohas taas maha laduda. Ja et kontori olustik oleks natuke hubasem, on siia sisse toodud ka natuke taimi. Me käisime Hansaplantis uurimas, eelmises saates sellest rääkisime, missugused on kontori taimede valikuks sellised õiged soovitused. Ja sina oled siia valinud sellised päris moodsa joonega havisabad ja siis veel sellised bromeeliad. Jah, et tõepoolest on saanud siia taimed, mida soovitati Hansaplantist, sellised tüüpilised kontoritaimed nagu havisabad, kuid uudsema vormiga nii-öelda. Ja hea on nende juures siis see, et ei vaja üleliigset hoolitsust. Salongist 12 tooli sa leidsid ühe moodsa
tooli kuid on ka veel selline polüfunktsionaalne kast, mis toimib nii tumba kui väikese riiulkastina. Jah, et tegelikult see on nüüd pärit hoopis laste magamistoa kollektsioonist, oli mõeldud öökapiks, kuid tundus, et see sobib ka kontori meeleollu just niisuguse multifunktsionaalse esemena, et sinna saab toppida nii oma paberid, asetada vajalikud esemed ja vajadusel lükata selle laua alla.